Tere taas teadusimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas määrata distantsilt objektide kõrgust. Ma võtsin Aiguri kukile, aga kui pikad me koos oleme? Teie ülesanne on mõõta pildi kõrgus ülemise servani. Võistlejad ei tohi sellele pildile tulla lähemale kui 2 meetrit. Ülesande lahendamiseks on võistlejatele antud mall, laser, joonlaud, mõõdulint, nurgik. Kas olete valmis? Jaa! Alustame! Kuidas siis mõõta Taavi ja Aigari või õigupoolest ükskõik missuguse teise objekti kõrgust, ilma et sa saaksid joonlauda selle objekti kõrvale panna. Siin tulevad appi sarnased kolmnurgad. 2 hulknurka, sealhulgas ka kolmnurka, loetakse omavahel sarnaseks. Kui kolmnurkade vastavad nurgad on võrdsed ning vastavad küljed on võrdelised. Aga mida see õigupoolest tähendab? Joonistame esmalt 2 kolmnurka. Sinine kolmnurk, tähistame selle A, B, C ehk tipud A, B ja C ning joonistame siia kõrvale ka teise kolmnurga KLM. Tinglikult võime öelda, et üks kolmnurk on justkui teise suurendatud kujutis. Tulles tagasi sarnasuse juurde, siis kõigepealt ütlesime, et vastavad nurgad on omavahel võrdsed. Tähistame need ka siia joonisele, et saaksime aru, millised on vastavad nurgad. Ehk siis nurgad, mis on tähistatud 1 kaarekesega, on omavahel võrdsed, nurgad, mis 2 kaarega on omavahel võrdsed ning nurgad, mis on tähistatud 3 kaarega, on samuti omavahel võrdsed. Kuid mida tähendab, et vastavad küljed on omavahel võrdelised? Selle jaoks märgime joonisele ka külgede pikkused. Olgu KL pikkus näiteks 1 ühik ning AB pikkus 5 ühikut, LM olgu 2 ühikut ning BC 10 ühikut. KM on aga 4 ühikut pikk ning AC 20 ühikut pikk. Kui vastavad küljed on omavahel võrdelised, siis tähendab see seda, et külg AB on küljest KL täpselt sama mitu korda pikem, kui on külg BC pikem küljest LM. Vaatame, kas see matemaatiliselt vastab tõele. Näeme, et AB ja KL omavaheline jagatis on 5, ehk AB on küljest KL 5 korda pikem. Samamoodi on ka külg BC küljest LM 5 korda pikem ning ka külg AC on küljest KM 5 korda pikem. Seega, üks kolmnurk on meil pisike ning teine, mis on suur, tema kõik küljed on sellest väiksemast kolmnurgast 5 korda pikemad. See tähendabki, et küljed on omavahel võrdelised ja seda võrdetegurit 2 kolmnurga vahel, mis meie puhul ongi see sama äsja leitud 5, saame ära kasutada, et panna need kolmnurkade külgede omavahelised jagatised võrdusesse. Kuna AB jagatud KL-iga on võrdne 5-ga ja BC jagatud LM-iga on võrdne 5-ga, siis tähendab see seda, et AB jagatud KL-iga on võrdne BC-ga, mis on jagatud LM-iga, sest nad mõlemad on arvulise väärtuse poolest võrdsed 5-ga. Ja nii saamegi matemaatiliselt hakata lahkama neid samu sarnaseid kolmnurki. Praegu olid meil mõlema kolmnurga kohta kõik küljepikkused teada ning kasutades neid küljepikkusi saimegi enda jaoks selgeks mõelda, mida tähendavad sarnased kolmnurgad. Kuid kui teame, et 2 kolmnurka on omavahel sarnased, siis saame seda teadmist ära kasutada, et leida mõni tundmatu küljepikkus. Kui vaatame näiteks seda kolmnurka ABC siin, siis külg BC, mis saaks, kui me selle külje pikkust ei tea? Küll aga on meil teada, et AB jagatud KL-iga on võrdne BC jagatud LM-iga ning seesama BC ongi meil praegu siin tundmatu. Kui teame kõikide teiste külgede pikkusi, siis avaldades sellest võrdest BC saamegi leida ka selle külje pikkuse. Kõigepealt korrutame mõlemad küljed läbi LM-iga. Tähistan sellega siia valemi kõrvale, et korrutame nad läbi LM-iga. Mis see sisuliselt tähendab, on see, et meil tekib see vasakule poole AB korda LM jagatud KL-iga ning paremale poole BC korda LM jagatud LM-iga. Ja kuna paremal pool on nüüd LM-id, mis taanduvad kokku 1, siis saamegi
selle LM-i läbi seesuguse tehte liigutada justkui vasakule poole võrdlusmärki. Ning nüüd ongi meil ühel pool võrdlusmärki BC ning teisel pool võrdlusmärki kõik 3 tuntud pikkusega külge. Kirjutan ta veel teistpidi välja, et oleks selge, et avaldame BC-d. Ning nüüd peamegi leidma veel vaid nende 3 külje pikkused. Antud juhul on nad meil joonisel ilusti numbrilisel kujul olemas, kuid kui ei ole, siis võib tihti olla vaja, et võtame kätte mõõdulindi või joonlaua ning läheme ja mõõdame need suurused kuskilt päris maailmast ära. Praegu saame panna kirja AB, selle pikkus on meil 5 ühikut, LM, selle pikkus on 2 ühikut ning KL on 1 ühik. Seega tuleb meil numbriliselt murrujoone ülesse 10 ja alla 1 ning 10 jagatud 1 ongi 10. Kuid mis on nendel kolmnurkadel seost Aigari ja Taavi pildiga? Nimelt saame ka stuudios konstrueerida 2 sarnast kolmnurka, kus tundmatuks küljeks saame jätta just selle sama Aigari ja Taavi kujutise. Võtame Aigari ja Taavi kujutise ning tõstame ta umbes täpselt siia. Ning nüüd liigutame seda suuremat kolmnurka nii, et meile juba teada külg BC ühtiks selle kujutise kõrgusega. Ning nüüd peamegi siia lisama veel selle teise väiksema sarnase kolmnurga. Kuidas seda teha? Me ju võime lihtsalt öelda, et kuskil on kõrval sarnane kolmnurk, kuid kõige parem on, kui paigutame selle väiksema kolmnurga nii, et see moodustab osa suuremast kolmnurgast. Kui paigutame kolmnurga KLM, kolmnurga ABC sisse niimoodi, et tipud K ja ühtivad, siis on meil seda ülesannet palju lihtsam lahendada. Võib tekkida küsimus, kuidas moodustub siia see kolmnurga kolmas külg? Nii selle väikese kolmnurga puhul siin külg KM kui ka selle suure kolmnurga puhul. See on väga lihtne. Meil tuleb asetada need objektid lihtsalt samale joonele. Ja kuidas seda kõige parem kontrollida on läbi nägemise ehk läbi valguse. Kui me asetame nüüd 2 asja samale joonele, näiteks Aigari pea ja see jäätisepulga tipp ja oma silma ka veel, siis on suhteliselt lihtne öelda, millal nad on samal joonel. Kui üks teise taha ära kaob, aga mitte liiga kaugele, siis saamegi väita, et nad on samal joonel ja täpselt sama tuleks teha ka selle kuju pikkust mõõtes. Kas sa paned sinna oma silma või vaatad, et see vari tuleks täpselt õigesse kohta? On sinu enda valik, sest tegelikult väljendab see täpselt sama asja. Nüüd on meil suure kolmnurga külg BC. Suure kolmnurga külje AB saame leida, kui teame, kui kaugel kuju põhi asub meist. Kui selle nüüd joonlaua või mõõdulindiga ära mõõdame, siis saamegi öelda täpselt kui mitu sentimeetrit või meetrit meie ja kuju vahel on. Seega suurema kolmnurga moodustab Aigari ja Taavi kuju, see, kui kaugel meie ise asume sellest kujust mõõtmise hetkel ning kolmas külg moodustub, kui lihtsalt ühendame need 2 punkti omavahel. Kuid kuidas moodustub väiksem kolmnurk? Meil tuleb leida lihtsalt üks objekt, mille kõrgust me väga täpselt teame. Olgu see üks jäätise pulk, mõõdulint või mingi teine inimene. Väga suurt vahet ei ole. See objekt, näiteks joonlaud, joonistan siia ühe siukse ristküliku kujulise joonlaua, tuleb nüüd paigutada sellesse süsteemi täpselt nii, et alumine ots puudutaks maad ning ülemine ots puudutaks täpselt kolmnurga ABC külge AC. Ehk kui nüüd liigutame seda kolmnurka kuju ja meie positsiooni vahel, siis siin ei tundu õige koht, siin ei tundu õige koht, siin ka mitte, kuid kui tuleme lähemale, siis näeme, et vot siin puudutab ta maapinda ning puudutab külge AC. Nii et kui ta nüüd siin kohas lahti laseme, siis on ta meil täpselt kuju ees ning me saame tema abil moodustada 2 sarnast kolmnurka. Minul on need 2 kolmnurka natuke lohakalt joonistatud, aga ma joonistan nad kibekiirelt üle, et saaksime mõlemad, nii sina kui mina, asjast täpselt samamoodi aru. Nii, 2 sarnast kolmnurka. Kusjuures on oluline meeles pidada, et kui need 2 kolmnurka on sarnased, siis kehtib see sama seos, mille enne siia üles kirjutasime. Ning täpselt samamoodi saame siit avaldada BC ehk Aigari ja Taavi pikkuse. BC on võrdne AB korda LM jagatud KL-iga. Nii et kui nüüd päriselus kõik need mõõtmised ära teeme, siis saamegi leida, kui pikk on Aigari ja Taavi kujutis. Proovime nüüd selle sama arvutuskäigu teha läbi ka meie
miniatuurse kujuga. Kasutame võrdlevaks objektiks seda sama jäätisepulka ning mõõdame ära, kui kõrge on see jäätisepulk. Ja mul on tunne, et see on meil täpselt 15 sentimeetrit. Panen selle kirja. See jäätisepulk saab meil tähistama suurust LM. Nii et LM on võrdne 15 sentimeetriga. Nüüd olen asetanud veel lisaks siia tagurpidise kasti peale ühe lambi ning siia alla ka meie juba teada-tuntud kuju. Ning see vari on siin küll võrdlemisi hele, aga ma annan endast parima, et see väga täpselt ära mõõta. Miks ta on mul siin heledam kui stuudios, on see, et mul on siin teine lamp, mis mind valgustab, mis siis selle varju meie jaoks ära peidab. Küll aga saan ma seda ise väga hästi mõõta. Kuid kõigepealt paneme ka varju tekitama meie jäätisepulga. Ja paneme niimoodi, et kui ma siit nüüd hoolikalt vaatan laua pealt varju, siis et ma näeksin, millal selle jäätisepulga vari ja selle kujundi vari ühtivad. Seejuures hoian jäätisepulka võimalikult sirgelt risti lauapinnaga. Seda saan kontrollida nurgiku abil. Ning nüüd mõõdan, kui kaugel asub jäätisepulk varju tipust. Nägin, et varju tipp asus umbes täpselt 15,8 sentimeetrit jäätisepulgast. Siin on mõõta täpselt väga oluline, nii et panemegi selle täitsa komakohaga kirja. KL on võrdne 15,8 sentimeetrit. Ning nüüd on meil puudu veel vaid üks suurus. See on varju enda pikkus. Kujundi mõõtmisel lauapinnast on väga oluline, et me ei mõõda ainult seda kujundit ennast, vaid me mõõdame väga täpselt lauaga risti olevalt seda kõrgust. Ning sellepärast oli ka stuudios märgitud maha seesama punkt, mis asub otse kõige kõrgema punkti all ning selle ümber oli siis tõmmatud 2-meetrise raadiusega ring. Ning nüüd peame samamoodi seda varju pikkust hakkama mõõtma täpselt sellest samast punktist, mis asub otse kõige kõrgema punkti all. Panen kujundi täpselt sama koha peale tagasi, ta on mul ilusti markeeritud, ning viin sinna kõrvale nurgiku, et leida, kus asub see punkt selle kõige kõrgema tipu all. Ma luban, et ma praegu siit joonlaua pealt ei piilu, mis see õige väärtus on, nii et saame ikkagi arvutuslikult leida, palju kujundi kõrgus on. Nii, nurgik läks täpselt kujundi vastu, seega olen selle alumise punkti üles leidnud. Nüüd vaatan veel täpselt, kus kohas vari lõppeb ning märgin selle praegu hästi õrnalt pliiatsiga laua peale. Ja nüüd mõõdamegi ära varju pikkuse. Kuna vari on mul sinna laua peale märgitud, siis võtan kujundi eest ära ning keeran selle joonlaua lihtsalt laua peale. Selleks pikkuseks oli peaaegu kogu joonlaua pikkus 29,9 sentimeetrit. Paneme selle kirja. Seega AB on võrdne 29,9 sentimeetrit. Ning nüüd saamegi kõik numbrilised väärtused panna valemisse ning leida Aigari ja Taavi pikkuse. BC on võrdne 29,9 sentimeetrit korda 15 sentimeetrit jagatud 15,8 sentimeetrit. Ligi kaudu 28,4 sentimeetrit. Ning mõõdame nüüd üle, kui pikk see kuju päriselt on. Mõõtmiselt samamoodi paneme ta laua peale ning mõõdame siis seda kõrgust maapinnast, sest see oli ka ainuke kõrgus, mida võistlejatel oli võimalik mõõta. See kuju tipp on siin päris lähedal sellele joonlaua ülemisele servale, aga mul on tunne, et napilt panime mööda. Mina näen siit 28,5 sentimeetrit. Seega leidsime ilma kujundit mõõtmata sarnaste kolmnurkade abil peaaegu täpselt selle kujundi pikkuse. Panime vaid 1 millimeetriga mööda, mis arvestades meie mõõtevahendeid, joonlauda ning varju kvaliteeti selle laualambiga, mis asus suhteliselt lähedal, on see tulemus siiski väga hea. Ja samasuguseid kolmnurki saab tekitada ka ilma varjudeta. Näiteks saan hoida lihtsalt joonlauda välja sirutatud käega enda ees ning tekitada ühe sarnase kolmnurga enda käe pikkusest ja kolmnurgast
ning teise kolmnurga siis otsitava kujundi kõrgusest ja kaugusest minu ja kujundi vahel.